Tervist, head kaasvoorunlased. See on minu valge Strix. Päike paistab tagantpoolt, sellepärast tagantpoolt paistab ta ilusamini. Aga no mis teha, siin on tagavaravent. Kuidas mul pole kolmandat kätt. Vähesõnaga, see on uus vent ja see töötab hästi. Ainuke asi, mis on, siin on musta Strixi kleps keskel. Need on valgetel Strixidel. Aga selle saab fööniga ära vahetada, kui nagu vajadus tekib. Ma ei tea, ma ise sain selle niimoodi, ostsin selle GPU fan replacement.com'ist. Ja siin praegu töötab 90%-ga, vendid 90%-ga selle pärast. Siit nurgast on näha, et sirgelt töötavad, ma pärast näitan madalama kiirusega ka. Et mul toas on 31 kraadi, nagu päike paistab ja see kütab. Ja selle juures panin overclockid, 1200 memorile, 200 core'ile, pagan siin üks kirjutab. Ja 125 on power limit, kõik on maksi peal. Ainult seda core voltage'it ei pannud ülesse. Võib-olla sellepärast ongi ta 2000 MHz lähedal, mitte 2100 lähedal. Kuigi seda superpositionit pärast teeme, siis seal ma panen core volti ka veel juurde ja siis seal ta läheb kõrgematele megahertsidele. Ja memory on siis 8200 ja praegu on ta siis volditud nagu nii nagu peab. Seda saab undervoltida, kui on tahtmist ökonoomselt kasutada kaarti, mis on mõistlik nagu, või overvoltida, kui tahad teha mingisugust rekordit kuhugi benchmarki, Hall of Fame või leaderboardi näiteks ja superpositionis. Ma sain teise koha, endi saanud seda kirja, kuna polnud tasulist. Ja 80 on tempid siis, aga 80 selle juures, et hotspot 90, et GPU GPU kasutus on 100% lähedal. Vendid töötavad 90% peal sellise kiirusega 2570 ja 120%, 125 TDP, see on 350 vatti lähedal käib see kaart ära. See peaks olema 220 originaal TDP 3070 on näiteks Ventusel. Ja siin memory on 2050, ma ei tea, selle peab korrutama 4-ga, et siis on nagu tegelikult 8200 on õige. Ja core on siis 1980, no sama mis siin. Niimoodi. Ja siis ma nüüd võtan nagu normaalsemaks näiteks. Paneme niimoodi, et 100% power limit. Oodad, kokku ei jookse, kuna overclock on peal. Näete, 10 kraadi läks alla. 10 kraadi läks alla, temp ja 280 vatti umbes. Ehk 350, no see on ainult siis, kui seda teha. Kui tahad tuba kütta või benchmarki teha, siis on 350 mõistlik panna. See on nagu maksimum üldse, nagu need Supreme X-id, need nagu ükski ei lähe nii palju 350 vatti. See on nagu jah, valge Strix on nagu põhimõtteliselt best pinning ehk kõige paremad osad lähevad Strixidele, tuffidele ja sellistele madalamate kaartidele lähevad nagu kehvemad prosesid või nii-öelda nagu mitte nii hästi testi teinud. Okei, 100% peal on siis jah, 69. See test on jooksnud ka siin 17 minutit, ehk 17 minutit olen küpsetanud nagu. Ja niimoodi, noh, ma andan siin käega. Ja siit katsuda, no saab kätt ilusti vastas hoida, et ei ole mingi kuum nagu. Nagu kuum on, aga mitte nii kuum. Ja siis mis ma veel võiks teha, nagu noh, lase memory alla on ju, core clock jääb ka. Ma arvan, et ma võin selle furmaagi üldse kinni panna.
panen selle kinni ja siis teen lahti GPU seti nagu. GPU set, no nüüd läks ta 42-43 kraadi peale. Ehk ma võtan vendikat, panen näiteks 42%. Kuna jõudlust enam taga ei ole, siis on niimoodi. Ja siis siin 1905 on boost ja praegu on 2105 ehk 200 MHz juurde pandud, siin ta nagu näitab. Ja memory 1750, 2050. Ja default clock on üldse 1500 nendel kõige kehvematel, kui ma tahan 70-tel. Ja sellel 2105 ehk nagu veerandi võrra võimsam nagu. Ja okei, ma panen vahepeal pausi peale ja siis ma mõtlen seda, kas superpositionit ka jooksutada ja siis näidata seal tulemusi. No nii, ma panin nüüd Core'ile 50%, 50 volti, 210 MHz, praegu tal koormust ei ole, aga panin 115 power limiti, fan speed 85 nagu 1200 memory'l ja 200 siis Core'il juurde ja panen superposition benchmarki, superposition benchmarki jooksma 1080 Extreme'i peal, nii nagu tavaliselt pannakse. Ja no, mul on siin palju programme lahti, aga mul on palju mälu ka ja üldiselt see benchmark on selline, et see ainult vaatab videokaarti, mitte midagi muud nagu. 24 GB mälu ja 45 on vaba, vahet pole nagu. Ja kaardid on niimoodi mälu ja paneme run. Ma vahepeal panen pausi peale ja siis vaatame, mis lõpus nagu tembid on, sest ta alguses nii-öelda soojeneb üles. Siin on 17 testi. Võtsin lonksu vett vahepeal. Nii, kaart käib, hakkas pihta, mis ta siis näitab praegu? Oba, 2145, ta siin vahepeal muudab nagu. On megahertsi Core'il, 8200 memory, temp 56, peaaegu 100% kasutuses. Teine tseen, igast tseenist ta muudab mingi erinevaid asju. Ja 2145 juures on ta praegu jah, 2130. No ta mul vahepeal läks välja 2175, kui ma panin 220 Core'ile. Aga no see on nagu ebamõistlikult kõrge, ma arvan. No ma panen pausile praegu ja vaatame, kas siis lõpus läks kõik kenasti või jooksis kokku. No praegu on 12. kaadri juures. 67 kraadi on. Siis kui ta liigu kuumaks läheb, siis ta hakkab seda võimsust alla võtma. Aga praegu ta pole seda teinud, 2130 oli ikka. Ja kaart töötab nii nagu peab. Nii, 15 stseen, kohe on lõpp ka. Nii, siin on valgused. Ei ole mingid sädelusi või midagi, mis võiks tulla, kui mälule panna liiga palju overclocki. 8200 on suht hästi. 8300 kannataks ka ära, aga no see ka võib-olla pole mõtet. 17 tseeni nüüd on lõpp ka ja temp on 68 oli vist. Nii, ja tulemus 9769, pole paha nagu. 3070 Ti Ventus võib-olla teeb vähem. No default overclockiga teeb ta 8800 ehk 10% parem ikka nagu. Ja saaks veel rohkem, 100 punni veel juurde pigistada. Aga kas seda on vaja nagu? Toas on nagu 31,5 kraadi sooja ka. Ja no kui siia panna Thermal Crystal'i vedelmetall vahele, no siis kindlasti oleks tembid veel 10 kraadi madalamat. Aga okei, praegu siis. Üks asi veel oli ju vaadata tembid üle madalama kiirusega, et vaatame, paneme 42, 85 asemel, et võtab hoo maha.
see esimene vent, sellest on nagu tagavara vent ka, et ma sellepärast ostsin uue venti, ma vaatasin alguses siit keskelt, et siit laperdab, aga siin see kleps ei ole ideaalselt keskele kleebitud ja siis tundub nagu teistel on nagu paremini keskele kleebitud. Okei, võtame veel maha, mida aeglasem nagu seda paremini ta näitab, seda laperdamist. 37, no mingi 30 juures nad jäävad umbes seisma enamik kaartidel või hakkavad niimoodi lops käima. 37, ma ei teagi mitu pööret see on, aga ilusti käivad nagu. Ja ilusad LED-valgused on ka nagu siin vahel, et päikselise ilmaga see vikerkaare värk siin sobib. Ja ülevalt on ta siuke suur lai, ta ei puhu õhku välja nagu MSI-d puhuvad, et ta tuleb mitte ülevalt, vaid igalt poolt natukene, mitte suurem ja ülevalt nagu MSI-del, et kellele ei meeldi puhuvad kaardid, siis ideaalne variant nagu. Ja sama kere peale tehti 3080, 3090 kaarte, et 3070 on siit jahutust maailm nagu, ehk kui sul toas ei ole 31 kraadi, siis on kõik väga hästi ja kui termopasta ringi vahetada, no siis on super, siis võib sul toas olla 31 kraadi ka. Aga okei, siis ma ei tea, rohkem erinevaid kiiruseid vast pole vaja siin. Kui on vaja, siis võib teha ka. Okei, peace out.